Tänase poodiumi peateemaks on loomulikult Hispaanias toimunud El Clasico! Meile tuleb külla V-moto F500 paadiklassi maailmameister Erko Abrams. UEFA jalgpalliliigades peeti 4. mängude voor ja meid huvitab loomulikult meistrite liiga. Saame teada, kui hästi tunneb Lauri kuulsate sportlaste kuulsaid tsitaate. Loomulikult me tahame ka teada, mis toimub sel nädalal spordimaailmas ja siinkohal tuleb meil appi imearmas Tanel Tursk oma koefitsiendi raamatuga. Vaata poodiumit. Nädalavahetusel toimus La Ligas Creme de la Creme ehk El Clasico, kus omavahel kohtusid Real Madrid ja Barcelona ja minu kõrval istub El Clasico suur asjatundja, ajaloolane, hingeelu tundev Margus Raid. Palun tee meile kiire sissejuhatus El Clasico keerdkäikudesse. Ja tõepoolest Castilla ja Kataloonia parimate poegade suur võiduvõtmine see ajalooliselt on ja alguse sai see juba 1902. aastal, kui peeti Hispaania karika finaal, kus mängisid siis loomulikult Real Madridi ja Barcelona klubid. Ajaloolises plaanis on siis Realil väike eelis, sest 250 peetud mängust Real juhib 101 võiduga. Barcelona ei ole muidugi kaugel maas, 97 võitu, neil viike kokku 52. Löödud väravate vahe on ka väike, 418 Realil ja 409 Barcelonal, ehk siis 9 väravaga Real veel peal siiamaani. No eile tuli muidugi lisa, õigemini pühapäeval tuli lisa siis Madridile, mida tänase võib-olla selle hooaja käekäigu järgi arvata ka oli. Võib-olla isegi viimase 2, kusjuures eelmise mängu Barcelona El Clasicos võitis 4-0 eelmise hooaja lõpus, aga see ei otsusta midagi. Real oli põhimõtteliselt juba meister, siis lasid jala sirguks. Aga jah, eile 3-1 siis avamängu või esimese elu El Clasico kordusmäng, skoor vastupidi ja Realile minu arvates täiesti teenitud võit. No teenitud ta oli kindlasti selles mõttes, et nad mängisid kiiremini, nad olid osavamad ja kasutasid kasutasid oma võimalused ära, sest Lewandowski lõi 2 meetri pealt mööda. Lewandowski lõi 2 meetri pealt mööda ja me tegelikult nagu arutasime seda teemat. See ei olnud lihtne tabada. Ta tuli nagu pikas paagega sinna sisse. Ja see pall oli natuke õhus ka, ta ei tulnud mööda maad täpselt. Ja ta ei olnud ka postide vahel. Oleks ta postide vahel olnud, siis võib-olla oleks piisanud nagu varbaga pihta saamisest. Aga kuna ta pidi suunama teda, siis oli keeruline õige kohaga tabada nagu seal. Et selles mõttes ei saa nagu Lewandowski letteid, aga pilt on selline, et kui sa ikkagi teenid 500 000 eurot nädalas, siis võiks ka sellised pallid ära lüüa, sest Haaland tõi palli nagu 3 meetri kõrguselt alla. Ja lõi värava. Aga esimene värav, mille lõi siis Benzema, Vinicius tegi suurepärase eeltöö. Aga selle värava puhul oli kõige ilusam see eeltöö. Absoluutselt see, kui me mõtleme seda, et Mbappe on tohutult kiire, siis see, kuidas Vinni minema pani, see oli ikkagi nagu, tal oli reaalselt nagu mingi mootor taga, et see oli nagu jõhker minek ja sööd Benzemale ja Benzema lihtsalt... Seal see ka, et 2 sekundiga tuuakse palju üle, eks ole, aga seda teeb Real jube hästi. Ja seda teevadki väga hästi. Kui me võrdleme nagu mängus, et diagonaalpallid, mis lasti väljaku poole vahetamiseks võrreldes nagu siis Real ja Barça, siis Real õnnestus ja Barça lihtsalt ei saa, igal pool oli Militao vahel põhimõtteliselt, et see pallid jõudnud kohale, et see oli nagu kurb. Ja ütleme, see esimene värav tegelikult iseloomustas minu arust väga hästi kogu Barça mängu. Kui Benzemale siis nagu pall söödeti, siis ta oli täitsa... Talle vaata ei söödetud isegi, et läks Vinicius lõi peale. Benzemale lihtsalt põrkas palli. Tõrjus on ja vaata, kas sa panid tähele, selleks ajaks jõudsid 4 Barça meest värava ette tagasi. Aga mida nad tegid seal? Aga pall läheb täpselt Benzemale. Täitsa suvalises kohas seisis mees justkui. Et ta oleks võinud pall, oleks võinud ükskõik kuhu minna, aga kukub Benzemale jala peale. Nii vaata, see on nagu see... Aga see, kuidas käitusid selles olukorras, see Barça kaitsjad minu arust oli terve mäng kogu Barça tiimi siuke nagu mentaliteet. Seisti. Hästi palju seisti, et kui sa nagu vaatasid Barcelona rünnakut, ütleme, nad tulid sealt kusagilt paremalt äärelt tulid ülesse, siis seal paremal äärel 2-3 meest liikusid. Ülejäänud olid lihtsalt nokkisid nina, puristasid seal tatti kusagil väljaku peal, et ei tekitatud ka liikumisi, ei proovitudki seda Reali kaitset nagu lahti arutada, et oli, proovime siit 1-1, jälle pall läinud,
jah, see oli eriti esimesel poolajal. Teisel poolajal nad natukene ikkagi püüdsid. Ansu Fati tuli siis juba tegi mingeid trikke seal, eks ole. No minu arust üks asi, mis Barça praegu minu hinnangul teeb valesti, on see, et mängitatakse Rafinhat. Minu arust nagu, võib-olla ma olen nagu teen ütlen liiga vara. No ma ammu räägin seda, et Rafinha ei saa pallile pihta. Tema nurgalöögid on kohutavad. Eile ta näitas ka, kuidas ta oli ette posti lihtsalt makku ühele vennale palli on ja. Tema pealelöögid, jah, jube edevalt mängib selle palliga, tantsib on ja. Aga kui sa ei saa nagu mängu jooksul ühtegi lööki raami, siis mina tõstaksin Dembele oma nii-öelda nagu lemmikumaal äärele ehk siis paremale tagasi ja annaksin teisel pool võimaluse Fatile või Torresele. Et minu arust nagu suur raha makstud, aga meest sealt nagu ta välja ei tule ikkagi praegu. Jah, Torres nagu tahab mängida ka ja ta lõi teise järjestikuse värava klassikus. Ütleme, et kukkus muidugi jala peale see pall. Serveeriti nad küll. Fati poolt väga ilus töö. Ja Fati poolt ilus töö. Samamoodi selline nagu sööst oli nagu Vinnilgi. Ja pettis ära ja ja väga hästi tegi on ja, et sa just eelmine nädal vist küsisid, et kus on see Maradona, keda meile lubati. No just rääkisime Fatist. Aga nüüd juba natuke nagu ju lubas on ja. See Maradona on Napolis praegu. See on Maradona. Tundub küll, jah. Ja Peetiga kusjuures lihtsalt ütleme ära, et me vaatasime ka teisi mänge nädalavahetusel ja ütleme, et siis natukene nagu The Classicu moodi oli ka ju Inglismaa nii-öelda siis tänapäeva mõistes võib-olla 2 kõige tugevamat klubi, kus Liverpool võitis 1-0, mida keegi ei oodanud enam, sest Liverpool oli maha kantud. Sina panustasid Liverpooli peale. Ja mina panustasin ja mina võitsin. Aga mis tähendab 2 asja? Tähendab, et City ei ole võitmatu. Haaland tähendab 3 asja. Tähendab, et Liverpool on tagasi ja Haaland ei ole nagu robot, nagu me kõik. Jaa, aga klassiko juures veel, mida võib-olla tähele panna oli see, et Barça nüüd ehitatakse nii-öelda nagu peale Messi ajastut ehitatakse nagu siis see satsi uuesti ülesse ja eilne mäng näitas minu arust hästi ära selle, et taseme vahe on nagu väga tugev tegelikult või see kvaliteedi vahe Reali ja Barça vahel on väga tugev ja sellest, et sa ostad endale ette Lewandowski, kes lööb nagu ka nii-öelda nagu robot neid äravaid on tegelikult ikkagi vähe, et sul on vaja juurde nagu rohkem seda toetust ja mis paistis tugevalt silma oli see, et Busquets oli laiskloon. Et ta oli ikkagi väsinud ja kuidagi uimane ja aeglane ja ei suutnud nii kiiresti pöörata ja sööta. No ma ütlen alati, me ei tea, mis neil menüüs oli ja me ei tea, mis nad eile tegid. Et tihti ongi väga väikeste asjade taga see füüsiline vorm. Et tundub, et nad peaks nagu olema treksis, iga päev, iga kell, iga minut peaks olema nagu 100% võimelised andma endast. Aga tegelikult selle taga võib olla niivõrd marginaalne olukord. Ma ei tea, käisid, komistasid kuskilt. Lõi hommikul varb ära. Õht valutab, midagi kuskilt segab, häirib. Et ei tasu maha kanda veel või? Ei, no kohe ei saa jah nagu... Ma tahaks ikka kohe laualt maale, nii Busquets nüüd mine nüüd. Mine Ameerikasse, mine vaata sinna, kus need mängivad seal Miamides ja mingites asjades. Ja, et mine sinna. Aga meil klassikuid tuleb see aasta kindlasti üks veel. Seal on võimalus siis Barçal võtta revanži, aga Barça peab ikkagi väga-väga tugevalt tegema tööd just kiiruse, pressi, taktika ja kõikide muude asjadega ja võib-olla täiendama oma ridu. Ehk siis vaja teha tugevalt tööd, et saada tagasi püünele ja lootus võidelda La Liga ees, sest et peale meistrite liiga sündmusi president juba ütles, et meie selle aasta eesmärk on La Liga. Nagu meil poodiumi saates ikka kombeks, siis ega me alla maailmameistri endal ikkagi külla ei kutsu. Täna on meil külas V-moto F500 klassi maailmameister Erko Abrams. Tervist! Tervist! Mina, kes ma loen palju spordiuudiseid, tean seda, et Eestis on väga palju V-moto maailmameistreid, tšempioneid erinevates klassides, kõik jutud. Kuidas sina sattusid kiire paadiga vee peale sõitma? Päris keeruline lugu, et suur legend meil V-moto maailmas Lembit Aaslov Kaasik seenior kunagi kolis Pelgulinna ja siis nad elasid mu vastas majas ja tutvusin nende poistega, kes on minu vanused ja sealt see kõik algus saigi. Poisid kutsusid paadiga sõitma? Pigem lihtsalt esialgu käisin kaasas mehaanikuna ja kunagi hiljem alustasin V-moto sõitmisega. Et sa ei alustanud siis nagu 4-aastaselt, nagu mõned osad sportlased istuvad rooli juba siin
10-aastaselt või nii? 10-aastaselt ma korra istusin, aga siis oli just sellised ajad, et kus osadel juba olid väljamaa mootorid ja siis, kes tasuta tahtsid, olid Vene mootorid, et ma nagu ei tahtnud olla viimane. Ei tahtnud jõristada seal Ei tahtnud tõesti. lõpus. No, tavaliselt, kui me räägime motospordist, siis see kätkeb endast teatud finantse. Et kuidas saab alustada treeningutega, kui mul ei ole nagu väga palju raha või kuidas? On klubid, kes annavad sulle paadi, et minna kihuta? Kas siis või praegu? Siis oli, anti ka jah, et leiti see Vene mootoriga paat ja said tõristada, aga sellega asi piirdus, et siis oli vaja finantsi, aga ma olen Pelgulinast pärit ja mul ei olnud midagi. Aga täna nüüd pead ikkagi tulema nagu kõliseva taskuga ja tõstma kukru lauale ja... Noortele mitte. Noortele on täiesti jälle olemas, et ilusti varustused, millega võimalik sõita noorteklassides top 6 MM-tiitli nimel. Täitsa niimoodi, et klubid annavad siis... Tallinna klubi, kus mina pärit olen, seal tutvustatakse hästi ja on võimalik tulla niimoodi. Aga mis hetkel sinu jaoks asi nagu tõsiseks läks? Et siuke Vene mootoriga tõristamine lõppes nagu ära ja tekkis nagu see, et aga siin ju kirkad medalid paistavad. Siis ma hakkasin käima Lembit Aaslal Kaasiku poegadega, et kaasas mehaanikuna, et reisima ja see muutus nagu elustiiliks. Siis ühel päeval ma sain aru, et võin ise ka seda teha ja oleks äge nagu. Ja anti võimalus ühe mootori tootja poolt võistelda ja sealt see kõik algus saigi. Ja kuidas algus minema hakkas kohe? Alguses kõik nagu ikka lagunes ilusti ja siis ehitasime uue paadi nii-öelda, töötasime välja ja sellega mul õnnestus 2009 kohe tulla maailmameistriks kõhuliklassides. Sa oled nüüd niimoodi tõusvas joones läinud, et 2009 oli sul esimene medal, nüüd on 10. medal. Nüüd on sul 10. medal. 2 viimast korda oled sa oma paadiklassis võitnud. Räägi meile natukene see skeem ka ära, et see F500 on nüüd nagu kõige kõvem masin vabaklassides. Ja siis on meil nagu F1 ja F2, eks ole. Okei. Kuidas selle vabaklasside maailmameistrivõistlustega on, et sõidetakse tavaliselt 5 etappi hooaja? Jah, nüüd on erinevalt olnud selle koroona ja kõige tõttu, et see aasta oli 3 MM-etappi ja 1 Euroopa meistrivõistlus. Ja sõidetakse tavaliselt siis jõgedel või järvedel või milline see veekogu olema peab? Kinnine veekogu, jõed ja järved. Et pikka lainet me ei kannata. Viskab uperkutti. Siis ühest hüppad üle ja teise sukeldud ninaga sisse. Ja siis väga tuult ka nagu ei tohi olla, ma eeldan. Tuult kannatab, sest minu klassis ma pean kätega korrigeerima, kuidas ma hoian nurka, mootori kõrgust, ühe jalaga pean sumputajad vajutama, see on nagu autosidur ja siis teisega gaas. Ja kogu aeg käed on tööd täis ja jalad ja kõik asjad. Oot. Ja, läks keeruliseks. Ja, põnevaks läks ka. Et sa põhimõtteliselt ei istu paati, sul on gaas, sidur, pidur, käigu kang, rool või isegi vapsee labad on ja hakkad vajutama. Et sul on ühesõnaga, sa tõmbad nööri, surud kangi, kangutad midagi kusagilt. Kogu aeg tegema, et ei ole nagu hetke, et sa ei saa üks vale klõks ja siis sa lendad üle. Sõidame piiri peal täiesti kogu aeg. Et sa pead seda nokka maas hoidma. Ja kuna 2-takti mootor, siis on sumbutajad liigutatavad taga. See on nagu autole sidur, et see ei ole, et stardis lähed, et mootor läheb ühtlaselt, vaid sa ühel hetkel pead vajutama nii-öelda sumbutajad, et korra jõud tagasi tuleks, et raske hetk üle läheks nagu nii-öelda. See ongi edu point seal, kes nagu sellega palju tööd teinud, kes kasutab mootorit ülespool, allpool, kogu aeg mängib, siis tänu sellele nagu see minu edu ongi tulnud, et ma olen seda asja käppa, kuidas olema peab. Et ühesõnaga stardist nagu kohe tulistad. Täpselt. Aga mis kiirustest me räägime? Kiirused on sirgel 180 km tunnis. Ja sul on ümber lihtsalt mingi fiiber... Ei, on 3000 Newtonit turvakokpit nõutud. Ikkagi nagu sa ei ole lihtsalt mingi pappkastis? Ei ole. Kõik on väga uhkelt ehitatud komposiidist, karbonist, vahust. Kõik on vaakumiga ja kõik on ülikerge, mis võimalik on. Kogu varustus kaalub koos minuga 300 kilo. Okei. Mootorid, kõik asjad? Kõik asjad koos minuga.
see on ju täitsa sulg ju tegelikult. Ongi, et täiesti viimase peal kõik. Sellel mootoril on nüüd 200 hobujõudu, jah. Võrreldes F1-ga, F1-l on? F1-l on 380, aga kaal on 550 kilo. Minul on 200 hobujõudu ja on 300 kilo. Ehk siis sinu pill on äkilisem? Stardis jah, esimesed meetrid, aga siis F1 ikkagi läheb 200 kilomeetrit tunnis välja. Minul on see, et see 500 meetri sirgega läheb 180 kilomeetrit tunnis. Aga kui ma küsiks selle sõiduks nimetaks seda, eks ole, ma eeldan. No mõnikord inimesed ütlevad, lennuk sõidab ka. Aga noh, ütleme, kuidas see võistlusspetsiifika on, et seal ei ole vist niimoodi, et sa päris taga ei saa sõita teisel. Sa pead nagu ikka, ega vihmaga ka ju autoga kannatad sõita, ega pead ära kannatama ja arvama, midagi juhtu ees ja siis hüppad välja sealt. Kojamehed on või? Ei ole kojamehed. Selle kiirusega lööb tühjaks. Ma olen vaadanud, kui sõidetakse laia jõe peale, siis hoitakse nagu seda vahet, nagu päris suur vahe on, et ei päris nagu taga ei sõideta, vaid tuulde ei minda. Tuulde nagu ei minda. Pigem on see, miks just sa valid selle nagu teise küljes raja on see, et see iga laine, milles üle sõidad, see ikkagi natukene võtab hooguma. Vesi pidurdab. Sa oled pannud meile siia laua peale ühe toreda metallist viguri, see on hirmus terav, kui see ringi käib, näpp ei tahaks vahel jätta. See on siis see asi, mis lükkab sulle hoo sisse? Jah, see sõukruvi nii-öelda, et see on käinud vees ja arendab 14 000 pööret. Et see maru väike tundub, et kuidas ta 14 000 pööret, eks ole, et see tähendab, et auto meil on siin maksimum 8 või 7, eks ole. Et on topelt, eks ole, siis, et kui ta on suurem, kui ta oleks suurem, siis ta ei jõuaks vedada. Täpselt, et see mootor selle pöörete peal, kus mina teda kasutan, ta ei jõuaks, oleks diagrammil nõrgad kohad sees ja ta ei toimiks. Ühesõnaga, see on ilmselt sul umbes mingisugune 10 000 propeller, mis te olete nagu katsetanud ja proovinud ja ära teinud on ju. Labas ja lennanud. Aga kust, teil ei ole ju nagu sest, sa ei lähe ju kusagile motopoodi ja ei osta endale V-moto püssi. Et kust see tuleb sul? Kas te teete ise või on tõesti mingid tehased, millest siis nagu lihtrahvas ei tea? Et see ongi, mu sõber on jälle sama Aaslav Kaasikud, et üks poeg siis on see vindiehitus nii-öelda ja on selles saanud maailma üheks kõvemaks vennaks. Ja samas on ta ka mu mehaanik, nii et me oleme ka algusest peale koostööd teinud, et nende asjadega. Ja ka kere, kõik see ümber? Kere paaditööstus on nagu minu peale jäänud, et teen väiksematele klassidele, ehitan paate ja ka endale ise on niimoodi kokku ehitatud paat. See ei ole täielikult minu disainiga, aga ehitatud on minu, aga natuke on ka maha vaadatud teiste pealt. Millised üldse, mida reeglid ette näevad, mida tohib teha, mida ei tohi teha? Mis on see, millega võib nagu paati modifitseerida selliseks, et oleks nagu teistest erinev? Näiteks nagu F1 on, ütleme, seal kere on ja aero on. Et sa võid teha põhimõtteliselt kõike, aga kaal peab asja paika, see ei saa minna sellega väga laiaks, väga pikaks, sest ikkagi kaal on kõige tähtsam, kaalu jõusuhe. On leitud selline kuju, mis toimib ilusti lainetega ja tuulega. Väga ilus, saad sõita, ei ole probleem. Tippsport on karm asi, üks päev see saab läbi. Ma saan sinu jutust aru seda, et kui sina üks hetk enam ise paati ei roni, siis sul on nagu tulevik kindlustatud sellega, et sa ehitad paate. Kui ma tahan seda teha, siis küll, jah. Aga ütleme, sa oled nüüd mitmekordne maailmameister, V-motos ikkagi nagu Eesti mõistes superstar. Kas riik ka nagu ütleb sulle, tubli poiss oled, võta, siin on väike ümbrik sulle, pane järgmine hooaeg sealt edasi? Riik ja linn muidugi toetavad, et ei ole midagi öelda. Et ei ole seda, et olümpiala ei ole, siis me mängu ei võta teid? Ja, et V-moto oli kunagi olümpial 1907 või Londonis. Tänu sellele oleme seal rühmas, et me ei saa seda igakuiselt toetusi, aga aastas korra, kui MM-tiitel on ikka, tuleb toetus. Aga see on ju tore ju. Ja. See ju innustab ka natukene, muidu ju pusid üksi ja keegi aita. Võtab ära ikka väikselt. Vastuvõtul ei kutsuta ja mis. Ma mõtlen, see hooaeg on, eks ole, no see hooaeg oli 3 sõitu, siis 3 GP etappi. Mis sa siis ülejäänud aja teed? Ütleme, talvel nagu vist ei võistle üldse, ma saan aru. Talvel ei võistle üldse, jah. Jääpurjakaga. Ei, ehitangi võidusõidupaate. See ongi see, mis... Ja aretan edasi asju ja käib töö garaažides.
tuuletunnelis ka käite? Ei käi, aga põnev oleks näha, kas suudetakse teha parem asi seal või see, kui ma ise olen välja genereerinud. No ütles, oleks huvitav näha, vaata, et vormelid asjad käivad tuuletunnelis, et näha, kuidas aero nagu kõik asjad töötavad. Tuul ei ole hea meile samas jälle. Aga pikalt sa plaanid veel sõita ja medaleid koju tassida. Ma sain aru, et 10. medal tuli sul nüüd rahvusvaheliselt või tiitlivõistlustelt. Et kas tahad 20 või kuidas sul nagu motivatsiooni ja innuga praegu on? Tahan üritada 1 aasta veel, sest 3 järjest ei ole keegi võitnud F500 klassis. On võidetud küll medaleid, aga mitte 3 korda järjest. Et see on nii keeruline klass, et nii paljudest asjadest mõjutatud, et seda tasub proovida. Aga nüüd ütleme keegi, kes meid kuuleb ja mõtleb ka, et veesport on päris kihvt ala, et võiks ka proovida, aga ütleme, et ta tahaks nüüd nagu sinna F1 pürgida. Kuidas see välja näeb, et mis selleks tegema peab või mismoodi? Klassi läbima. Peab kõik klassid läbima eelnevalt? Seda odavam see tuleb arvatavasti. Vead lähevad aina kallimaks, et kui sa peaksid tegema kõrges klassis vea, siis asi puruneb ja asjad maksavad. Ja F1 see tähendab ka, et rohkem etappe toimub, ütleme siis... Jaa, heal ajal, aga jälle siin oli koroona ja nüüd jälle. Ja nüüd on üle Euroopa või üle maailma? Üle maailma, rohkem, jah, täpselt. Kus sul kõige rohkem on meeldinud võistelda? Peale Eesti loomulikult? Minul. Ja. Mina olen saanud võistelda ka Macaus, mulle seal väga meeldis võistelda ja Lõuna-Koreas meister olen. Seal on täitsa põnev olnud ja... Väga kihvt. Aga Erko, kahjuks meil aeg on jooksnud tühjaks. Me peame sinuga vestluse lõpetama. Meie Margusega loomulikult soovime sulle edu, jõudu, jaksu, et sa saaksid oma 3. järjestikuse tiitli kätte ja et tuleksid poisid, tüdrukud, vaataksid, kuidas need klubid pöörlevad ja jätkuks Eesti edulugu Veemotos. Aitäh! Aitäh sulle! Jalgpallimeistrite liigas on jäänud veel 2 vooru mängida ja enne viimaseid voore teeme väikese vahekokkuvõtte, vaatame tabeliseisu üle ja ennustame loomulikult kes, kus ja kuhu ja miks ja millal. Ja minu kõrval istub mees, kes kannab särki, mida me ilmselt meistrite liigas sel hooajal rohkem ei näe. Nii. See on nagu karistus, kui ma pidin männusärki kunagi kandma. Aga jaa, võtame siis kohe selle õnnetu Barcelona ette. Interiga nad mängisid 3-3 viiki edusamm, sellepärast, et kui nädal varem said ju Interi käes peksa, oleks nüüd järgmine nädal veel üks mäng, siis võib-olla isegi võidaksid. Aga selle viigiga Barça pani ennast väga-väga raskesse seisu ja seis tähendab nende jaoks seda, et nende käes ise meistrite liigas alagrupi turniirilt edasipääsu enam ei ole. Ehk siis Põlsen, Tšehhi suurklubi, peaks võitma kindlasti Interit ja Barça peaks ise võitma Bayernit. Viimastel aastatel me teame, kuidas see Barça ja Bayerni suhe on olnud ja Põlsen, Inter, ma ei näe. Jah, ei, siin peab lootma ainult imele, ega see mingisugune jalgpall on ümmargune ja juhtunud on igasuguseid asju minevikus on ju. Aga tõepoolest, ütleme, loogika ütleb meile siiski, et Barçat me näeme pigem Euroopa liigas loel. Kus on ka muuseas väga väärikas seltskond koos, eks ole. Sinna tuleb veel juurde. Sinna tuleb veel juurde ja üks Milano klubi seal kindlasti. Ajaks praegu tundub, et tahab tulla Atletico Madrid ja nagu siin ikkagi Sporting Milan on ja Šahtar, Sevilla, Juventus, see on ikkagi väga... See ei saagi nagu enam aru, et kumb... Ei, ütleme niimoodi, et kui sul Barça prillid on ees, siis tegelikult Euroopa liiga tase on päris kõva. No mõtle ise Inglise Premier League'i praegu juhtiv klubi, eks ole. Ainuliider, ütleme sügavalt. Aga jaa, see Barça mäng, oli nagu ta oli, viiki mängisid, Inter tegi jälle väga hea töö. Mulle oli seda mängu vaadates, oli siuke flashback Jose Mourinho Interile, kui nad kohtusid Barçaga minu arust kunagi poolfinaalis ja kuidas see Mourinho buss sinna nagu värava ette nagu väga kiiresti pargiti ja siukest sarnast vibe oli olemas, et Interi kaitse jube tugev. Ei ma ütleks nii, see on lihtne, et kaitse võib sul tugev olla, aga kui sa tegelikult harrastad nagu väga ühesugust rünnakut, nagu Barça seda teeb, kas ta tuleb ühe või teise ääre pealt, pole vahet, lihtsalt ta ei tule keskelt, nad ei löö kaugelt peale, mida võiks vahelduseks mõttes teha.
selles mõttes, et vastast segadust sajada. Kas või segadust sajada, väravvahti proovile panna, sealt võivad tulla tagasi põrked. Neil on kastis palju mehi, seal võib ükskõik mingi riibe, ükskõik mida võib juhtuda. Et see värav võib ka tulla nagu natuke juhuslikumalt. Ei pea nagu viie sööduga kastis sees juba nagu seda väravat ära lööma. Kui me vaatame tegelikult, Barssal on praegu 26 väravalööki versus Interi 12 vastu. Et see tegelikult, milline ülekaal sul on? Okei, kõik võib-olla ei läinud raamidesse, aga... Lewandowski võeti ka kinni ära, ja seal oli ka nagu see asi. Aga kasutage ära seda, siis teil on ju mehi, kes löövad ju küll. Rafinha lööb, aga siis... Rafinha puhul ma saan aru, miks ta lööb kasti tagant, ei löö, tähendab selles mõttes, et siis see läheb nagu tribüünidesse, Itaaliasse ära. Aga teisi mehi ju on sul, eks ole, Fati näiteks, kes võiks ka proovida kaugemalt. Võiks, aga ei löö. Aga vaatame edasi, Napoli ja Ajax kohtusid ka taas ja tundus ju, et tuleb hullult põnev mängu alguses, aga siis läks niimoodi, et Ajax isegi korraks nagu tuli tagasi, aga siis jälle sisse. Ja miks me Napolist räägime? Vääramatu jõud tundub praegu natukene. Jah, sest neil on uus Maradona, see Kvaratskhelia, kes tõepoolest tema puhul on huvitav fenomen see, et ta alles, kui ta tuli meistrite liigas alustas, siis UEFA-l on selline algoritm, mis ta on nagu MVP nii-öelda staatusi arvutab välja, ühesõnaga pannakse kõik numbrid kokku, palju sa söödad, kui palju resultatiivsed. Oli esimene seal? Ei, ta ei olnud esimene. Ta oli mingi 183, kui meistrite liiga algas. Ja täna on ta 12, kui ma ei eksi. Ja mis tähendab seda, et ta on teinud 2 mänguga nagu meeletu tõusu, sisuliselt 2-3 mänguga. Mis tähendab seda, et ka koduliigas on ta tegelikult üks resultatiivsemaid. Ta küll ei löö võib-olla nii palju väravaid, aga ta teebki seda Maradona tööd ka, nagu seda keskvälja tööd hästi palju, kusjuures kaitsetööd ka veel teeb. Nii et, aga hästi hea platsi nägemisega poiss ja tõesti. Ühesõnaga tasub silma peale hakata selle vend. Ja, see vend on ma ütlen, et ta tõuseb veel. Ma imestaks, kui ta oleks seal tabeli lõpus. Sõltub kaugele. Jaanuaris Ballon d'Or või? Ballon d'Or. Ja, ühel päeval selle saab. Mingi jaanuar see talle kukub. Aga teine põnev mäng toimus Itaalias ja itaaliastega seoses veel ja see oli Milan ja Chelsea. Tundus jällegi nagu see, et oleks pidanud tulema hästi põnev mäng, aga mis siis juhtus oli see, et mängu alguses tõmmati kohe punane kaart. Tomori selle 18. minutil võttis ja siis ta läks. Muidugi tegelikult olge maas, et nagu Milan ei kaotanud nagu kuidagi tuhhi, et nad suutsid ikkagi nagu mängida kenasti. Ja üllatavalt hästi isegi esinesid. Võrreldes sellega, et mis nad koduliigas teevad, kus neil on raskusi Udinesest ja Udinese on ka sel hooajal üllatavalt hea, aga Milano suurne klubi ikkagi peaks võitma neid ja nad ei suuda jagu saada ja nad on praegu hädas enda. Ja Chelsea'l pole Tuchelit, aga on Tuchi. Ja Tuchi tuli tagasi. Potter tuli ja tegi vist... Potter võlukepiga tuli. Mul on siuke tunne, et ta on Harry poeg. Harry Potteri poeg. Aga käime üle ka kiiresti ja kadunud vend ja käime üle ka kiiresti tabeli seisud. Vaatame üle grupi A. Napoli, Liverpool, Ajax, Rangers, Napoli, Liverpool 12-9 punkti, Ajax oli 3, Rangersil 0. Grupp B, ühesõnaga Napoli on juba edasi. Napoli on edasi ja järgmisena edasi Liverpool, siin pole nagu... See on selge, on ju. Siin on selge. Grupp B, Brügge, Porto, Atleti, Leverkusen 10-6-4-3. Brügge on edasi. Nagu me eelmine saates rääkisime, Brügkel oli vaja väikest viiki, selle nad ka ära tegid ja täpselt nii palju kui vaja. Aga teisele kohale Porto, Atleti, Leverkusen 6-4-3. Kõik võivad siit minna veel peale 2 mängu edasi ja kõik on väga lahtine. Aga ma pakun, et see saab olemagi Porto, sest mulle tundub, et... on tugev, jah. Grupp C. Bayern, Inter, Barça, Plzen 12-7-4-0. Bayern, Inter edasi, Barçal vaja imet, Plzenil pole lootuski. Grupp D, siin on nüüd põnev. Tottenham, Marseille, Sporting, Eintracht 7-6-6-4 punktide seis. Põhimõtteliselt kõik võivad minna edasi, kõik võivad kukkuda välja, aga ma arvan, et Tottenham läheb siit edasi
ja äkki siis läheb Sporting. Tead, ma ütlen sulle, ma vaatasin eile, või ütleme siis pühapäeval vaatasin Marseille Paris Saint-Germaini mängu, ehk siis Ligue 1 mängu on ju. Ja see oli ülinapp, et PSG võitis. 1-0 võitsid on ju, aga milline tuli oli peal. Ja ma mõtlen, seal on täpselt sama probleem. Neil ei ole seda lõpetajat, seda head lõpetajat. Ainukene on Alexis Sanchez, kes ta on lihtsalt natuke liiga vana mees on ju. Ja seal on rida mehi, kes tulevad sulle sinna kasti joone peale välja, 5 kastini välja võivad tulla, kombineerivad hästi. Kõik see keskvälja mäng, lühikesed söödud mängivad hästi, jube hästi mängivad, aga ei jõua jah. Isegi ütleme, PSG keskväli võiks olla maailma nagu tipp, on ju, aga Marseille mehed läksid sulavõist läbi sealt. Aga siis muidugi sai punase ja siis muidugi mängisid seal 10-kesi ja see juba... Okei, me ei räägi täna... Aga ma ütlen lihtsalt see, et ma arvan, Marseille võib võtta selle ühe koha. No eks me näe, 2 vooru minna. Grupp B, Chelsea, Salzburg, Milan, Zagreb, 7-6-4-4. Samamoodi grupis kõik lahti. Chelsea tundub, tal on siin vaja ka nagu üks põhimõtteliselt viik ära libistada ja siis on nagu lootus, et saavad vähemalt teisena edasi. Teisena ma millegipärast kaldun arvama, et ikkagi Milan suudab äkki ennast kokku võtta ja Salzburgile ära teha ja Zagrebile ja siis minna edasi välja mängudele. No võib-olla jah, võib-olla seal tuleb mingisugune, ütleme, siuke pep talk teha. Zlatan läheb, paneb kõigile pöörd löögiga vastu põski jalaga ja kui nad mängima hakkavad, viskab prügikasti, kui vaja on. Aga grupp F, Barca, Real, Leipzig, Shakhtar, Celtic, Real edasi, Leipzig edasi, grupp G, City, Dortmund, Sevilla, Kopenhagen, City edasi, Dortmund edasi, Sevilla, Kopenhagen 2 punktiga, seal pole midagi rääkida. Ja viimane grupp PSG, Benfica, Juventus, Haifa, põhimõtteliselt Benfica ja PSG jagavad ära esimese teise koha. Juventus ja Haifa vaatavad seda mängu kõrvalt ja loodavad, et saavad mängida Euroopa Liiga. No jagavad Euroopa Liiga koha ära. Võt, selline kiire ülevaade meistrite liigast. Kohe varsti lähevad mängud edasi, siis saame selgemaks, kes lähevad Euroopasse ja kes jäävad meistrite juurde. Ja nüüd hakkame piinama Laurit tsitaatidega, mille on välja öelnud maailma kõige kuulsamad sportlased. Tõepoolest, nad on kõige kuulsamad. Nii et ära üldse mõtle sellistes keskmistes kategooriates. Oled sa valmis? Tunned sa nagu hästi ennast sellel teemal? No ma arvan, ma tunnen ainult Nüganeni tsitaate ja teised on minu jaoks tume maa. Aga vaatame, äkki ma üllatan ennast. Ütleme nii, et siin on võimalus käia ka loogika radapidi ja jõuda õigele vastusele lähedale vähemalt. Esimene tsitaat. See on nüüd vabas tõlkes nii-öelda ka. Oma karjääri jooksul olen ma visanud mööda üle 9000 viske, kaotanud pea 300 mängu. 26 korral on mind usaldatud mängu otsustaval viskel ja ma olen mööda pannud, olen feilinud lõpmatuid kordi oma elus. Ja sellepärast olengi edukas. Michael Jordan. On ju lihtne? Väga. Nii, järgmine. Ma vihkasin iga minutit treeningutel, aga ma ütlesin endale ära lõpeta, kannata praegu ja siis ela elu lõpuni tšempionina. Kannatamine, järelikult ta peab olema kestvussportlane. Maailma kuulus. Kas ta võib olla suusataja? Ei. Kannatamine võib ka tähendada mingisugust väga pingelist treeningut. Okei, ma reedan, et see on kontaktsport. Kontaktsport? No meil on siin boks siis on ja. Täpselt. Mike Tyson. Ei, Muhammad Ali. Üks aste kuulsam. Ja minu oleneb. Ja, no sõltub jah. Nii, okei, siit punkti tuld. Aga nüüd väga lihtne tsitaat. Ära mõtle spordile, ära mõtle stardile, mõtle finišile. No see on võidusõitja. Aga mis on veel, kus on start ja finiš? No jooks. Jooks. Ära mõtle stardile, mõtle finišile. Usain Bolt siis äkki. Usain Bolt, jep. Mida raskemalt tuleb võit, seda suurem on võidurõõm. No seda võib öelda iga sportlane. Absoluutselt. Ma mõtlen, et okei, ma ütlen sulle siis vihjeks, et see on jalgpall. Kuidas see tsitaat oli? Mida raskemalt tuleb võit, seda suurem on võidurõõm. Kas ta on tegevmängija? Ei, see on siuke juba ammustest aegadest. Pele?
Pele, näed kui lihtne. Nii, aga 5. Kui sul puudub enesekindlus, leiad sa alati võimaluse, kuidas mitte võita. See on nüüd ka muidugi võib, aga ma annan ka siis vihje, et see on ka, ütleme siis siuke pärit 80. lõpust, 90. algusest ja kuulub ka siis sinna kergejõustiku valdkonda. 80. lõpp 90. alguses. Carl Lewis oli seal, on ju? Carl Lewis oli seal. No, pakkungi Carl. Carl Lewis on õige vastus. Vaat, ma räägin, see on lihtne. Nii. Aga nüüd, hea hokimängija mängib seal, kus on litter. Parim hokimängija, aga seal, kuhu litter tuleb. Okei, no kõige kuulsam hokimängija Wayne Gretzky, on ju? Wayne Gretzky! Geniaalne, mul on tsitaadid kõik peas. Nii, pane veel. Ja viimane eesmärk on võita kogu meeskonnaga. Isiklikud rekordid on teisejärguline. Ronaldo. Messi! Selle ma tegin meelega sulle. No jaa, aga see kõlab ka väga Ronaldolikult. Seda võiks Ronaldo öelda ja Messi mõelda. Jah. Aga selline siis oligi meie tänane väljakutse. Lauri selle edukalt sooritas ehk siis võitis. Väga lihtsaks tegid mulle, aitäh. Tegin sulle väga lihtsaks ja ma loodan, et sa vastad sama auväärse žestiga, kui on sinu kord mulle teha. Ma ei usu. Käesoleva nädala tähtsamad spordisündmused meie arvates on Hispaania ralli ootab meid ees sellel nädalavahetusel ja loomulikult F1 sõidetakse Austinis, Texases, USA's. Siis on veel Superbikeide MM Argentiinas ja keda huvitab siis ka MotoGP on Malaisias sel nädalavahetusel, aga loomulikult NBA 77. hooaeg alustab nüüd 18. oktoobril ja loomulikult NHL, Euroliiga, jalgpall, kõike muud ja natukene täpsemalt detailsemalt räägib meile siis Tanel, tere tulemast. Tere. Tere. Nii, et Alustame jalgpallist nagu tavaliselt, et jalgpallis on nüüd selline nädal, kus meil võib-olla sellist väga suuri matše otseselt ei ole, küll on Premier League'is topeltvoor, Hispaanias topeltvoor. Et kui siin vaadata, kellel on kõige magusamad mängud ees on või kõige raskemad mängud, siis võiks öelda, et Manchester United on see tiim, kes kolmapäeval mängib Tottenhamiga ja laupäeval Chelsea'ga. Et on väga tähtsad nende siis esineliku väljavaadete osas. Et mõlemas mängus pigem, kas nad on outsider või väga tasavägine. Tottenhami vastu on Unitedi KF 2-4-2, Tottenhamil 2-9-3. Ja siis Chelsea vastu on Chelsea suurt favoriit selles mängus 1,95 ja United siis on 3,8. Ja Tottenhamil on veel tore põnev mäng ka Newcastle'iga ees ootamas ja seal Tottenham 1,94 ja Newcastle 3,90, 3,80 ja Itaalias Fiorentina ja Milan. Inter siis. Jah. Ja, Milano klubi, no ma räägin. Kuidas aru ei saanud? Et Itaalias on nädalavahetuses siis üks voor ja Fiorentina Inter on siis selline maiuspala number 1, et Fiorentina ei ole hästi alustanud seda hooaega, nad on alati üllatusvõimelised, eriti oma kodus. Ja seda ka peegeldab Interi siis üsnagi priskem koefitsient 2,11. Ja siis Rooma Napoli, kes on siis mõlemad väga hästi alustanud tegelikult seda liiga hooaega ja Napoli siis hetkel tundub number 1 favoriit juba tiitlile, väga tugevalt mängitud nii Euroopas kui ka koduliigas. Need helesinised jalgpalliklubid on see aasta tugevad ja kuidagi. Jah, nii on. Ja Napoli siis läheb Rooma vastu võõrsile juba favoriidina 2,35 ja siis Rooma nähakse ikkagi ka võiduvõimalust, et 2,94 ei ole väga nüüd kõrge. Aga Kossus on meil ka siis NBA hooaeg algamas ja siin on juba tehtud ka ennustusi üldvõitjatele. Golden State Warriorsi taas ja Celticsit ennustatakse siis. No ja ka Clippersit ja Bucksi. Jah, ka samade koefitsientidega sisuliselt. 4 on põhimõtteliselt samade koefitsientidega, kes võivad võita. Sisuliselt jah, et see Põhjenda. Ütleks isegi, et 5 tükki, et Brooklyn Nets on ka selle samas pundis. Jah, 8-ga jah. Ka sarnane jah. Aga jah, siin Warriors ju valitseb meister, siin Bucks on eelmine meister, Celtics mängis eelmine hooaeg play-offides päris hästi tegelikult ka ja Nets
siis vahepeal oli juttu, et nende staarid tahavad kõik sealt laiali joosta, aga lõpuks jäid enam-vähem paika. Ja noh, mis siin veel siis mainida ära, et vanakuulus Lakers on siin siis favoriitide nimistus hetkel 8. kohal Miami Heati ees ja siis võib-olla siin viimase eurooplaste lemmik Dallas Mavericks 21 hetkel ja natukene siis veel suurema koefitsiendiga kui Lakers. Aga hüppame nüüd teemasse, mis enam meid nii väga ei huvita, aga räägime ikka. Selleks on Hispaania WRC ralli, kellele ennustatakse võitu ja kuidas positsioneeritakse Otti. No hetkel, kuna on asfaldiralliga tegu, siis Ott ei ole võib-olla seal esimeste favoriitide seas sel korral, et Rovanpera muidugi saab pingevabalt jälle gaasi põhja vajutada, kuigi tal pole vahet ilmselt selle, kas on midagi mängus või mitte, nagu Uus-Meremaa. Aga asfaldile esimesena on ikka hea minna. Jah. Ja muidugi on Ogier alati, kuigi ta peab seal nüüd tagapool natukene alustama, aga ilmselt mitte nii taga, et see teda meeletult mõjutaks. Ja Neville asfaldi peal reeglina ikkagi pigem kiirem kui Ott näiteks ja Ott siis on seal favoriitnimistus võib-olla siis selle kolmiku järel natukene ja siis sihuke Oti koefitsient hetkel meie esmaspäeva hommikuste arvutustega on 6,75, samas kui Rovanpera on 3,65 ja Ogier 3,75. Võt selline tihe põnev spordinädal meid ees ootamas. Tanel, suur tänu sulle, et tulid meile taas kord külla infot jagama. Meie paneme arvutid kinni, pane sina ka. Saade läbi. Aitäh, et vaatasid. Järgmine nädal jälle. Tšau! Kõik on võimalik. Olipet.